8. päev ja seikleme Caracandó ümbruses. Lähme täna esimese asjana Karlaagi muuseumisse. Karlaag oli siis osa Gulagi süsteemist kõige suurem laager ja asus siin Kasahstanis. Kes see tuleb Solisallis? See on meie Lenini sallis. Miks ta tuleb Solisallis? Sest parlamendi kuidas sa nüüd kutte saad sinna kirjaga? You will look to his eyes, he will watch you. And it is dedicated to the prisoners who were here in Karlaag. Our mothers, sisters, children. Suure isa muidu olen ikka mina siin. The main aim of such interrogations was one, make prisoners sign all the documents which chiefs need and say like, yes, I'm. So all the doors were iron shut, they had an eye hole, and window or. Et see muuseum siin oli nagu muuseum, mis peab muuseum olema. Et nagu siuke päris asi. See on see monolinna staatus, et kui üks tehas uksed kinni paneb, siis paneb linn ka uksed kinni. Ma olin täitsa kindel, et see väga hästi läheb. Ma kohe viin ära ka. Muidugi pärast on halb seletada, kui need autos ära anda, et mis värk sellega on. Kõrsikud söövad. Üks asi, millest kasahhid meil ikka jälle räägivad, on korruptsioon. Nad ise ütlevad, et see keerab riigis kõik pekki. Et igal pool tuleb maksta, politseile maksta, ametnikele maksta ja kui teed midagi head, et mõtled, et teed mingi ettevõtte ja nagu sul hakkab hästi minema, siis kohe ilmub välja keegi, kes tahab raha saada. Ja nii pidigi olema ülikeeruline, et nad ise ka näevad, et kõige suurem probleem siin on korruptsioon. Päris mitmed inimesed on oma jutu käigus lihtsalt hakanud sellest rääkima. Taksojuht või keegi kuskil pargis või... Teine asi, millest kohalikud rääkida armastavad, on Mendelejevi tabel. Ja seda selles võtmes, et nad ütlevad, et neil on siin maapõues kõiki selle elemente. Kas see päris nii on, ma ei oskagi öelda, ilmselt lähedale. Aga kaevandavad nad tõesti palju. Ja nende kaevanduste juurde kuuluvad tihti veel mingid vabrikud, mingid rikastusvabrikud. Ja siin on ikka väga palju suitsevaid korstnaid. Lisaks on muidugi selliseid mahajäetud tehaseid. Siin olid küll väravas valvurid, aga küsisime ennast viisakalt sisse siia ja öeldi, et minge vaadake. Kes teab seda? Sõbrad. Mingi salat. See on hobune. Luoša. Puhas filee. 6 tükki pidi olema. No? Jumala mõnus pehme. Hobune, väga hea.